Tere! Te kuulate Onkoloogika podcasti. Ma igaks juhuks ütlen sellest, et siin on 3 võõrast nägu täna. Aga oleme siin Kristeli ja Pille ja Kristeli väga lahkel loal. Meie oleme onkonoored. Mina olen Annabel, minuga on siin Emilia ja Andra. Ja tegelikult on meil 4. onkonoor on Ailen, kes on hetkel puhkab. Ja tema lugu vajab eraldi episoodi. Just. Ja meil on siuke eriline kuu meie jaoks käimas. Meil on noorte vähikuu. On noorte vähikuu, on ju? Ja. Ja see on meie südameasi, meie südamemissioon tugevdada siukest noorte kogukonda siin Eestis siis onkoloogika kogukonna sees ja kõrval, et noored ei oleks üksinda oma haiguses. Ja võib-olla tuua esile, miks on oluline rääkida sellest, et kuidas või noored hakkama saavad ja mis neid sellel nii-öelda teekonnal ees ootavad või millega nad nii-öelda silmitsi seisavad, et miks on oluline seda ka nii-öelda kaasata ühiskonnas rohkem. Ja. Kas sa tahad Annabel statistikast ka rääkida natuke? Jaa. Miks see on eriti hirmutav? See on eriti hirmutav sellepärast, et Eestis praegu vähidiagnoosi iga päev peaaegu 1 noor, 300 noort aastas. Tõenäoliselt tulevikus see number kasvab, sest et ka üldiselt on vähidiagnooside arv kasvamistrendis. Ja tegelikult 1 noor inimene peaaegu iga päev aastas on väga suur number inimesi. Ja see on eriti noore inimese jaoks hästi raske koorem, mida kanda, sest et sa ju alustad elu, ma ei tea, hakkad tervet nagu vundamenti oma tuleviku ees laduma, et siis on keeruline aeg, kui siukese teemaga veel tegelema peab. Ja ometi meie kõik 3 oleme seda teinud. Ja. Oleme. Küll võib-olla erinevates ikkagi ju etappides oma elus selles mõttes, et võib-olla mina ja Emiil oleme natuke sarnased, aga ka väga erinevad. Aga väga erinevad just, aga ka sina samamoodi Annabel, et sina tegelikult olid juba oma elu natuke nagu ladunud. Ja. Aga siis tuli see diagnoos. Aga äkki siit ongi mõistlik jätkata sellega, et mis meie lood on või et kuidas me oleme seotud selle, ma ei tea, diagnoosi või sõnaga vähk. Kas sa tahad alustada, Emilia? Jaa, võin küll. No minu lugu algab tegelikult juba 2021. aastal. Nimelt suvekuus, siis kuskil juuli-august. Ma olin oma elukaaslasega Pärnus, olime söömas õhtul. Selline hästi soe suvi oli. Väljas oli iga päev 30 kraadi ja tõesti tohutult mõnus. Ja siis ma hakkasin tundma rindkeres mingit imelikku valu. Ja siis ma mõtlesin esimese hooga, et äkki ma olen nagu kuskil külma saanud, kuigi see tundus veider, sest et väljas oli kogu aeg nii soe ja ma tavaliselt nagu hoian ka ennast, et ikka midagi kaasas, et saaks peale visata või mingi sall või kampsun või mis iganes. Ja tol hetkel ma üritasin selle nagu peast välja visata, et okei, et äkki on hetkel lihtsalt midagi, et läheb üle. Ja mida rohkem aeg edasi, siis seda rohkem ma hakkasin seda märkama. Ja ma ei saanudki päris täpselt aru, et mis see siis on, kas ma peaksin nagu minema seda kurtma arsti juurde või ei, et see tundus nagu selline täiesti tühine asi. Et see on nii õrn valu, et võib-olla siis on. Ma kogu aeg üritasin seda nagu peast välja lükata. Aga see läks kuidagi järjest hullemaks, ma tundsin seda järjest rohkem, need valud olid järjest tugevamad, kuniks siis novembrikuus ma olin oma sõbranna sünnipäeval ja ma mäletan, et mul olid valud juba tol ajal nii suured, et ma tema sünnipäeval rääkisin ka tema emaga, et mul on nagu nii imelikud valud ja nagu tõesti, et rääkisin seda ka nagu teistele inimestele. Ja siis aeg-ajalt ma olin käinud ka perearsti juures, vaatas, mis iganes, küsis küsimusi, aga arvatigi siis, et äkki on mingisugune roietevaheline põletik. Võtsin valuvaigisteid kokku umbes siis 3 kuud, 3 korda päevas, mis tundub praegu nagu päris tohutu, lihtsalt niisama. Algul see muidugi leevendas valu, aga hiljem ei aidanud isegi need. Kuniks siis jaanuari lõpus
ma tundsin õhtul koju tulles, et ma ei saa enam hingata ja ma ei saanud aru, kas ma kujutan seda ette või mis toimub, ma olin väga segaduses. Kuniks siis ühel päeval, ma mäletan, ma keerasin autorooli niimoodi, et mul hakkasid pisarad jooksma, sest mul oli nii valus. Ja siis ma mõtlesin küll, et okei, et no see on nagu ikka väga kaugele lastud, et siin on midagi väga halvasti. Ja siis ma läksingi EMO-sse. EMO-s ootasin paar tundi nagu ikka ja ainus siis, mis mulle tehti, oli see, et mind kraaditi ja saadeti koju tagasi, öeldi, et noh, et ei tea, on ju, et kõik on okei. Kuniks ma läksin siis koju ja istusin diivani peale ja olin selline poollamavas asendis ja tundsin, et nagu midagi plõksub. Ja jälle ma mõtlesin, et issa, kas ma kujutan ette. Siis kui ma hoidsin hinge kinni, seda häält enam ei käinud. Ja siis ma võtsin oma telefoni ja lindistasin seda, et see ei ole võimalik, et mul oli nagu nii palju erinevaid mõtteid, mis asi see on. Ja ma tunnen, et see tuleb kuskilt rindkerest ja nagu midagi lihtsalt plõksub. Ja siis ma helistasin uuesti oma perearstile ja nõudsin röntgenit. Ja siis ma sain perearsti aja kohe järgmiseks päevaks ja seal oli üks tore arst-resident, kes minuga tegeles ja saatis mind röntgenisse. Ja ma jõudsin seal röntgenis siis ära käia ja jõudsin koju ja ma arvan, ma jõudsin 5 minutit kodus olla, kui mulle helistati Kopsu kliinikust, et teate, et palun tulge kiiresti haiglasse tagasi. Et me leidsime midagi, et palun tulge. Ja siis ma läksin Kopsu kliinikusse, mult võeti kohe vereanalüüsid, mida mul ei olnud väga-väga pikalt võetud. Ja siis ma istusin sinna arsti kabinetti ja siis arst oli välja printinud minu kopsudest pildi, kus ma nägin, et oli kopsude vahel mingisugune suur moodustis, kuhu oli pastakaga ring ümber tõmmatud. Ja siis hakkas arst rääkima. Ja ma vist ei mäleta mitte midagi tegelikult, mida arst rääkis, aga ma mäletan, kuni ta oli oma jutu ära rääkinud ja siis lõpus tõusis püsti ja tuli mind kallistama ja ütles, et teada, et sul on väga raske aeg ees, aga et ma tean, et sa saad sellega hakkama. Ja siis ma mõtlesin küll, et okei, kui arst ütleb, et mul on raske aeg ees, siis mis see peab olema. Et kui ma olin, see aeg oligi see, kui ma olin 12. klassis, see oli jaanuar, ehk siis on ettevalmistused eksamiteks, mu mõtted olid hoopis mujal. Et ma ei arvanud, et ma pean hakkama oma tervisega seal tegelema. Aga järgmiseks päevaks ma sain kohe endale PET-uuringu aja, paar päeva hiljem sain biopsia aja, aga sellega oli see ka, et kuna möllas aktiivselt see COVID, siis ma ei võinud kooli minna paar nädalat äkki umbes, seniks kuni olid need põhiprotseduurid siis tehtud. Ja biopsia sai tehtud, siis ma läksin kooli, ma mäletan, ma olin kirjanduse või eesti keele tunnis, ma nägin seal digiloos, mida ma kogu aeg siis värskendasin, et on tulnud minu vastus ja siis ma tunnis nagu vaatasin ära oma selle diagnoosi, et nägingi, et oli caps lockiga kirjutatud lümfoom, küsimärk ja mis iganes seal olid nagu kirjutatud. Ja siis ma juba teadsin, siis mul kõik lähedased juba kirjutasid, et kas vastus on tulnud või nii, sest ma ise nagu nägin selle ära, aga ma ei tahtnud kellelegi öelda, sest ma ei tahtnud neid muretsema panna, enne kui hematoloog on minuga ühendust võtnud ja ma saan nagu mingi kindla info. Ja siis juba edasi tuli hematoloogi juures käik. See oli nagu selline üsna motiveeriv isegi, sest arst ütles, et nii, see on ravi, see on diagnoos ja sa saad terveks, on ju. See tõenäosus, et sa terveks saad on väga suur, mis nagu rahustas mind. Ja siis ta ütles, et okei, aga enne raviga alustamist siis me peame tegema ka munarakkude külmutamise. Ja jällegi asi, millest ma ei teadnud mitte midagi, 18-aastasena on ju, et see oli ka mulle täiesti null. Aga siis tuli see külmutamise protsess, see tähendab seda, et pead süstima ennast ja iga päev tüdrukud ka teavad siin on ju, on kõik läbi teinud. Ja siis see ka veel, lisaks see, et COVID ajaks käid kogu aeg neid teste andmas, kuskil mingis väikses ehitusputkas on ju, või enne igat protseduuri põhimõtteliselt. Ja kuna mul oli kopsude vahel kasvaja, siis arstid kartsid ka seda, et ma COVIDit ei saaks ja muidugi enne keemiaga alustamist ma sain COVIDi, siis ma istusin nädal aega kodus. Ja siis põhimõtteliselt see alguse lugu oligi selline, et peale külmutamist hakkas keemia ja nii edasi. Kiiresti on ju. Jah. Nii et kuidas teiega? No me tegelikult ju, me oleme rääkinud ka siin omavahel, et minu ja Emilia lugu on ju tegelikult üpris sarnane. Samamoodi olin ju mina 18-aastane gümnaasiumi lõpuklassis. Ootasid ju samamoodi lõpueksamid, nendeks ettevalmistamine, kõik muud jutud, kuhu ülikooli, mis eriala, kas üldse ülikooli minna. Kõik sellised teemad olid ju aktuaalsed tol hetkel.
et siis nagu kohe mitte sa ei oota seda, et sa saad vähidiagnoosi või et sa pead hakkama nüüd muretsema, et kuidas keemiaravi tehtud saab, kuidas saavad biopsiad tehtud, kuidas munaraku külmutamised tehtud. Et see tegelikult on ju hästi palju, mida kogeda, aga minu lugu võib-olla, miks ma ütlen, et on teistsugune kui Emiila oma, võib-olla selline, et mina olin eelnevat 9 kuu jooksul, nii-öelda see periood siis, kuniks me diagnoosi saanud, käinud perearsti juures jälgimisel. Iga kord ma ikkagi lähen ju perearsti juurde ja mul on uus nagu nii-öelda, mul olid lümfisõlmed kaela peal hästi suured lõpuks ja iga kord, kui ma lähen perearsti juurde, on mul järgmine lümfisõlm üleval. Ja kui minul tehti ikkagi päris mitu vereanalüüsi, mis kõik näitasid, et on korras, et ta on lihtsalt mingi väike põletik või nagu siuke, nagu mulle öeldi, et on mononukleoos ehk kisikdisease, eks siuke herpesviirus, siis muidugi sa mõtled, et kõik on hästi, kuniks siuke jaanuarikuu keskel sa tunned, kuidas sa sügad ennast nagu põhimõtteliselt nagu verele, et sa kratsid ennast nii hullusti, sest et sa ei saa magada, sa higistad, sa oled kaalu nii-öelda kaotanud, mitte ei saa ise tähele pannes, aga võib-olla siis nii-öelda pereliikmed teevad kommentaare või samamoodi perearst teeb kommentaare, et kas sa näljutad ennast. Noh, loomulikult sa mõtled, et kuidas ta saab niimoodi küsida, vaata, nagu, et enda meelest ma söön täiesti tavalise inimesena ja seal juures ju tegin ka sporti. Aga et see diagnoosi saamise hetk, et see läks hästi kiiresti, et kohe, kui ma õige arsti juurde lõpuks sain enda reumatoloogi kaudu, siis läks võib-olla tõesti ainult nädal aega, kuni ma tegelikult teadsin oma nii-öelda vastuseid. Ja minu jaoks sel hetkel tegelikult see oli hästi loogiline jätk kogu sellele 9 kuule, mis oli tegelikult ju eelnenud, sellepärast, et sa lõpuks said teada, et sa ei ole hulluks minemas, vaid et päriselt on midagi nagu sinu kehaga viga ja et su keha ei tee sinuga koostööd. Et selles mõttes oli pigem nagu kergenduse noot. Et sa saad aru, et siin ootab nagu raske perioodi ees, aga selles mõttes rasked asjad õpetavad meid elus, et ei ole mõtet nagu korraks on okei siin auku vajuda, et see on normaalne, et sa teed kõik need leinaetapid ja kõik läbi, aga lõpuks teed endale ka selgeks, et kaua ma olen nüüd siin, et võta ennast kokku ja nüüd tuleb lihtsalt edasi minna ja eluga teha neid tegevusi, mis ta sulle pakkunud on. Nii et pikk jutt lühidalt kokku. Ja seda me ka Andraga ei maininud, et meil on siis sama diagnoos, meil diagnoositi Hodgkini lümfoom. Andral 3. staadium, minul 4. staadium, et meie lood selles mõttes on päris sarnased. Nii et jah. Kuidas teiega, Annabel? Mind võib sinatada. Ma nii vana ei ole veel. Aga minul on täiesti teistsugune lugu. Ühelt on see nagu hästi selline vedamine, teisalt ma olen hästi palju nagu lahti mõtestanud seda, et minu kogemuses nagu peegeldub hästi tugevalt see, et mul nagu oli luksus käia hästi paljude erinevate arstide juures. Et minul oli munasarjavähk. Mul avastati see muidugi esimeses staadiumis, ta oli siuke rusik suurune. Lõigati koos munasarjaga ära. Ja selles suhtes, et mina ei ole saanud keemiat mingisugust seda ravi. Tõesti ise. Aga et mul oli siis 2 operatsiooni ja siis tuli 3. ka otsa, et lihtsalt siuke eelmiste operatsioonide komplikatsioon. Ja et mul oli issand, see oli ma olin 24, kui ma sain diagnoosi. Ja see on nii nagu naljakas, sest et nagu ma hakkasin, kogu see protsess hakkas pihta tegelikult, kui ma olin umbes 20 või 21. Mul lihtsalt kadusid päevad ära. Ja alguses see on ülimugav, kui ei ole selles suhtes, et nagu aga ma arvan, et kõik naised teavad seda, et need ei ole toredad asjad, mida omada. Ja kui sa oled noor, siis ma ei tea, ma võtsin natukene nagu ka kaalust alla, aga see oli nagu selles suhtes nagu teadlikult. Ja siis ma mõtlesingi, et okei, et see on sellest tulenevalt, arstid arvasid ka, et see on sellest tulenevalt, päris mitmed arstid ütlesid, et ma ei tea, sa 10 aastat tagasi tantsisid, et see on sellest, et see oli minu arust natuke ebaloogiline, aga jah, käisin, ma arvan, 10 erineva günekoloogi juures konkreetselt ja 10 korral kirjutati mulle lihtsalt beebipillid välja, aga ega sellel hetkel nagu ei olnud ka tegelikult midagi näha.
ja vereanalüüsid olid mul korras, perearst tegi ka kogu aeg igasuguseid analüüse. Et mul on jah siuke nagu naljakas lugu. Ja kusjuures ma tulin just Portugalist tagasi, mul oli mingi parim elu olnud just 9 kuud nagu siuke Erasmus, ma ei tea, uued sõbrad, ikkagi siuke nagu väike pidu ja kõike ja siis tuled tagasi ja siis on nagu põmm. Sul on mingisugune suur asi kuskil munasarjas on ju, kohe opile, nii et siuke paras Ameerika mäelt alla sõit oli sellel hetkel küll. Kusjuures ma kuidagi samastun sellega, et mul oli ka, kui kogu see aeg, mis seal enne seda oli seda diagnoosi saamist, ehk siis see, kui ma tundsin, et need valud on tekkinud, et see suvi ja kõik oli nii tore, mul oli nagu, kõik oli nii hästi selles mõttes, et olgugi, et oli see gümnaasiumi lõpuklassi mingi pinge, see ei ole nagu midagi nende asjade kõrval, mis sellele järgnesid, on ju. Aga kuidagi kõik oli nagu nii hästi. Ma olin endaga nagu heas kohas, ma olin täisealiseks saanud vahepeal, on ju, et see kõik oli nagu nii tore, et lihtsalt see langus, mis tuli, et see oli tohutu. Ja vereanalüüsidega seoses, et teie mainisite, et teil oli vereanalüüsid nagu korras, siis minul võeti need vereanalüüsid alles siis, kui avastati midagi kopsukliinikus. Need olid väga-väga halvad. Kõik võimalikud analüüsid olid täiesti punases, et paari sajaga üle ja mis iganes on ju, et kuidas need analüüsid on. Et see on nagu hästi veider, et minult ei võetud varem kordagi, et alles siis avastati, kui oli 4. staadium. Ja selle 4. staadiumiga on ka huvitav see, et mul oli vist äkki mingi, ma ei mäletagi mitmes keemia, äkki 4. kuur nagu. Ja arst oli mul alguses siis öelnud diagnoosi saades, et jah, et see on kaugele arenenud ja nii edasi. Aga siis ma teadsin juba, et keemia toimib ja nii edasi ja siis minu sõbranna tuli mind haiglasse vaatama. Siis vaatab mu neid pabereid ja siis jääb nagu hetkel vait ja siis ütleb mulle, et miks sa ei öelnud mulle, et sul on 4. staadium. Ja siis ma sain esimest korda teada, et mul on 4. staadium. Et ma ei teadnud ise ka varem. Aga siis ma mõtlen, et see on tegelikult hea, sest ma teadsin, et keemia toimib. Kõik on nagu hästi, saan korda, aga lihtsalt, et ma ei teadnud ise selle ajani, et see on 4. staadiumi vähk. Mul võib-olla siit resoneerub see mõte, et kui ma pidin, ma ei tea, tolleaegsetele siis sõpradele ja sõbrannadele nagu sellest rääkima, siis loomulikult tuleb ju see küsimus õhku, et kas on halva või paha või hea loomuline. Ja siis sa muidugi ise nagu kuidagi ütled, et tegelikult on ju hea loomuline, et mis seal ikka pahasti on, vaata, et 3. staadium keemia nagu, et sa noorena sa kuidagi ei vii neid niite niimoodi kokku nagu tolles hetkes, et tegelikult on ju väga pahasti või nagu, et kui võib-olla oleks kauem nagu oodanud seda arsti vastuvõttu, et siis tegelikult oleks olukord palju hullem võinud olla. Aga et lihtsalt see ka, et sa nagu säästad kuidagi võib-olla teisi või see, et sa ei taha ju tegelikult kellegile muret tekitada või seda, ma ei tea, koormust õlgadele panna, et nüüd nad peavad päriselt nagu hoolima sinust kuidagi teistmoodi või nagu, see ei ole ju see mõte. Et võib-olla siuke iseenda kaitsmine ka. Ja just. Ja võib-olla see väljaütlemine, et see, kui sa ütled kellelegi teisele inimesele, et et mul on 4. staadiumi vähk, versus see, kui sa ütled, et et mul on kasvaja või mis iganes, et kuidagi ütled seda leebemalt või kuidagi, et hästi veider. Et kuna minul parasjagu käis kool, ma pidin eksameid tegema, on ju, ja see COVID ja kõik, ja siis mu vanemad viisid kooli paberi, kus oli minu raviarst siis kirjutanud, on ju, et hematoloogia, tema mingid nimed ja asjad. Ja et ma teeksin eksamid teistest eraldi, sest ma ei tohtinud kindlasti haigeks jääda, eks ma tegingi nagu eri järelvalve all eksameid, võtsin vahepeal mingeid ravimeid, mul oli mingi 6 äratust eesti keele eksami ajal, ja siis nii, kui see paber kooli läks, siis kõik õpetajad lubasid mul teha haiglast neid mingi kontrolltöösid või kodutöösid või midagi, et lihtsalt tol ajal eriti kõik pidi ikkagi koolimajas tegema, et ei olnud niimoodi, et kodus kuskil põlve otsas. Aga peale seda paberit, ma mäletan, et kui ma ise nagu ei tahtnud rääkida, aga kui see paber sinna läks, siis õnneks nagu kõik olid hästi mõistvad ja toetavad ja ma sain ilusti kooli ära lõpetatud, kuigi mina ei käinud lõpetamisel, sest et mul sattus keemia sinna ajale ja lihtsalt ma ei olnud selleks võimeline. See on ülihuvitav, et sa ütled, et sulle anti nagu mingi paber kaasa, vaata, et ära koolis käi, siis mina enda puhul nagu, ma ei saa mitte ühtegi paberit ega märkus selle kohta, et kuule ära kooli roni või ära nagu, öeldi võib-olla et ära rahvarohketesse kohtadesse mina, aga ma ikkagi noorena ma uljas ja loll ja mis iganes ei kuulanud selles mõttes, et mul pidi ka keemia olema lõpetamise ajal, aga mul arst lükkas edasi nädal, et ma ikkagi saaksin nagu kohale minna. No mul oli lihtsalt see, et miks enam ei lükatud, kuna mul oli vahepeal olnud see COVID ja mul oli kõik nagu niigi edasi lükkunud, siis arst ütles, et nüüd või nagu
et peame alustama, et meil ei ole varianti ja siis ma ütlesin ka talle, et mul on täiesti ükskõik, kas ma lähen sinna lõpetamisele või ei lähe. Selleks ajaks mul olid kõik juuksed juba ära tulnud, mul ei olnud mingit huvi sinna minna, mul lihtsalt põhiline oligi tervis, et ma ei mõelnud absoluutselt, ma sain oma eksamid tehtud, ma sain oma hinded välja, kõik oli nagu sellega üli hästi, et prioriteedid olid nagu kuskil mujal, et siis ma mõtlesingi, et pole hullu midagi, et vähemalt ma sain oma tunnistuse kätte. Minul oli selles suhtes chill. Sina tulid just Portugalist tagasi, elu oli lill. Mul kusjuures on nii naljakas nagu asi, millele mõelda, aga mul oli konkreetselt vist elu parim suvi. See haiguse suvi nii-öelda. Et okei, seal oli see mingi periood, kui ma nagu ei olnud nagu kindlad kõik need asjad ja ma olin nagu, ma ei tea, mõttes valisin endale kirstu välja juba ja mida kõike veel, aga et see oli nagu üle pika aja siuke nagu aja maha võtmine ja sa nagu hakkad kuidagi kõike nagu nii palju aeglasemalt nägema ja kuidagi saad endaga palju paremaks sõbraks ja nagu need inimsuhted, mis sul on enda lähedastega, et siis nendega vist on nagu kahte võimalust, et sul kas kaovad need ära need inimesed ümbert või siis sul nagu saavad need inimesed palju nagu lähedasemaks. Et oli mõlemad, aga et hästi tore on, et sellel ajal just nagu mingisugused, ma ei tea, miks ma kaamerasse vaatasin, et sellel hetkel just mingid nagu need suhted nagu läksid hästi nagu tugevaks ja hästi siiraks ja siukseks nagu jaa. Ja samas mina tunnen, et minul oli elu nagu tollel hetkel ikkagi pigem kiire, et ma ei tea, sain load, tegin seal mingid eksameid, siis kõik see kooli lõpetamine, kõik see, et nagu ja need arsti juures käimised asjad ja pluss see, et nagu terve suvi oli keemia ja kõik need mingi pandiport on ju opiga ja mingisugused kõik muud protseduurid, et need olid nagu suvekuudel, kus inimesed käivadki kuskil, ma ei tea, pidudel, õues, väljas nagu igal pool, et siis see oli nagu väga-väga jube, et elu pandi minul sõna otseses mõttes pausile ja ma tean, et Andral ka näiteks, kui me oleme rääkinud, et tal on täiesti teistmoodi, aga samas nagu mina tunnen, et ma olin nagu nii läbi sellest kõigest ja ma füüsiliselt nagu ei suutnud mitte midagi teha, et ma ei kujuta ette, et ma oleks käinud kuskil. No ma arvan, et see on okei ka, et me olemegi kõik üli erinevad, meil on erinevad nagu toimetulekumehhanismid, et kuidas hakkama saada ja võib-olla see ongi see, et sina vajasid seda nii-öelda aja mahavõtmist tol hetkel. Mina ütlen nagu nõustun Annabeliga, et mul oli elu parim suvi selles mõttes, et ma olin paar kuud enne diagnoosi just on me nii-öelda praeguse elukaaslasega tuttavaks saanud, olime just nagu honeymoon phase'is, kõik on ju läbi roosade prillid ilus. Uued sõbrad on juurde tulnud, et võib-olla need, kes alguses, kellega ma seda nii-öelda rada käima hakkasin, kadusid kõrvalt ära, aga mulle tulid sellele asemele tulid ühed toredamad inimesed üldse. Iga salvas on midagi hea. Just, et selles mõttes niimoodi ei saa ka nagu ainult läbi musta prilli vaadata, et jah, minul oli vaja toimimiseks seda, et ma saaksin olla piisavalt aktiivne, et ma ei vajuks oma mõtetega nii-öelda sinna kirstu valimise perioodi, et selles mõttes need ma tegin ka muidugi ära, aga mul oli vaja, et mul oleks normaalseid inimesi ka ümber, et kes teeks lolli nalja ja võib-olla ma ei tea, väljas käimistel mul oli nagu poiste turvavõrgustik ümber, nagu suured poisid olid ümber turvameestena, et kohe, kui keegi halva sõna ütles minu vastu, et ma ikkagi käisin ju kiilaka peaga, et siis olid mulle sõbrad nii-öelda abistamas. Ja, aga mis kõige raskem emotsionaalsem osa teil on ette tulnud? Näiteks ravi ajal või haiglas või on nagu mingi siuke konkreetne. Sest minul on näiteks nii, et muidu oli nagu kõik hästi. Ma sain arstidelt ja õdedelt ka alati tagasi, et või et sa oled nii positiivne või et kui sa oled nii kahe jalaga maa peal, et siis saadki ruttu terveks. Aga minu nagu need rasked hetked olid siis näiteks, kui kõik lähedased olid koju läinud, arstid-õed enam palatis ei käinud, oli see haiglasse üksi oma mõtete ja tunnetega olemise aeg. Ja siis oli küll see, et nutsid ühe peatäie, hakkas parem, kui ei hakanud, nutsid veel ühe peatäie, ja siis on kõik need mõtted, et miks üldse selline asi juhtus, miks ma siin pean olema, mis siin üldse toimub, nagu, et kõik nagu mingi täiesti, igasugused mõtted, aga samas ma tunnen, et see nagu aitas ka endaga nagu sõbraks saama rohkem ja kuidagi, et kuidas teil? Ma korraks lihtsalt seda mõtet, et see endaga sõbraks saamine, ma tean, ma ise ütlesin ka selle välja enne, aga et see on nii naljakas kuidagi, et sa nagu
ma ei tea, kuidas teil oli, aga justkui nagu vihkad oma keha, et ta sulle teeb seda ja siis samal ajal sa nagu hullult armastad ja hoiad teda, et ta nagu, vabandust, et ta terveks saaks nagu või siuke lihtsalt siuke ongi need mõtted käivad nii nagu täiesti erinevalt, et seinast seina, et ühel hetkel jah, et sa oled tänulik, on ju, aga teisel hetkel ikkagi on see, et miks mina ja 110 erinevat mõtet, on ju. Et ma ei tea, kuidas Andrel. Ma nagu nõustun sellega, et haiglas need üksi olemise momendid on arvatavasti kõige nagu hullemad, et kuni sinnamaani, kuni mulle kirjutati rahustid välja. Et ma nagu, mul oli ärevus ja paanikahood ikkagi haiglas olles, et kui ma üksi pidin olema, siis need valged seinad ikka ajasid mind nagu nii endast välja, et ma enam ei suutnud olla seal. Et mind ikkagi sageli lasti varem koju, kui võib-olla oleks pidanud, et ma rääkisin ikkagi augu pähe, kuna elasin haigla õnneks nii lähedal. Aga võib-olla tegelikult teine raske moment on ikkagi elu pärast seda nii-öelda vähki, ehk siis see remissiooniperiood. Et noh, kui sa siis sellel haiguse hetkel oled endaga sõbraks saanud, sa võib-olla lepid oma välimusega, võib-olla oled õnneliki selle kaalu nagu langetamise üle, kuigi see põhjus ei peaks nagu ju rõõmu tekitama. Aga pärast nii-öelda terveks saamisel, siis sul tuleb see nagu täiesti uus reaalsus, et sa vaatad täiesti uut sina peeglist. Et mul on vahepeal ennast raskem praegust peeglist vaadata näiteks, kui mul oli võib-olla, ma ei tea, kiilaka ja ma ei tea, paistes näoga. Et ma ei ole veel võib-olla ka päris lõplikult ära leppinud iseendaga veel. Okay, väga huvitav. Jällegi ma räägin kogu aeg seda, korrutan igal pool, et meil on Andraga nii sarnased lood, aga nii erinevad. Et jällegi minul oli kõige raskem periood see ikkagi, kui mul tulid juuksed ära. Et mul olid pikad juuksed ja peale, mul oli keemia ka nii tugev, et mul tulid põhimõtteliselt kohe juuksed ära ja juuksed läksid nii heinaseks ja takku, et ma lihtsalt pidin need nagu kõik maha ajama. Et ja see oli nagu nii raske, mulle just nagu emotsionaalselt, et ma ei oleks ette kujutanud, et ma oleksin käinud veel nagu palja peaga. Ma just näitasin Annabelile ja Andrele pilti ka eelmine nädalavahetus sellest mehest. Aga no tõesti, sest nägu on nii paistes, on ju, juukseid pole, ma ei tea, ma ärkan iga hommik täna üles, ütlen, et oh my god, nii hea, et mul on juuksed peas. Et mingid väiksed asjad, mille eest nagu nüüd oled tegelikult nii tänulik ka välimuse osas. Et minul olid ainult parukad ja rätikud ja mis iganes, et ma keeldusin kuskil käima nagu kilakana. Et aga ei, selles mõttes ma imetlen Andrat, et ta oli nii tubli ja julge, sest et mina ei olnud. Sa isegi mõtled vahepeal, et kus see julgus tuli, vaata, et nagu 18 oled nagu noor ja rumal, aga et muidu ma ei ole kunagi olnud see inimene, kes nagu oleks üli enesekindel ja julgeb nagu ennast näidata. Mul nagu tavaliselt just ei ole sellega probleemi. Aga vaat siis, kui ikkagi need juuksed läksid, vaat siis ma ei tahtnud enam nagu mitte midagi. Võib-olla põhjus oli see, et mul jäid kulmud kuni lõpuni välja nagu pähe ja siis, kui hakkasid juuksed ära nagu tagasi vaikselt kasvama, siis hakkasid kulmud ära tulema, aga all olid juba nagu väiksed beebikarvad ka olemas. Ehk kulmud on nagu A ja O. No minul ei olnud kulme ega ripsmeid. No mul tulid ripsmed ka ikka täiesti nulli niimoodi, et polnud juukseid, ripsmeid, et tegin võib-olla ise on ju seda linerit, see oli maksimaalne, mida ma teha sain ja siis ma mäletangi nii täpselt, et kui keemia hakkas lõppema, siis tegelikult keemiaga oli veel see ka, et alguses see ei toiminud nii hästi, kui arvati ja siis mulle lisati veel nagu mingid keemiakuurid, millele ma olin ka nagu väga kurb, sest et ma olin vihane, et see kohe ei toiminud, on ju, sest tähendab seda, et juuste kasvamisega läheb ju veel kauem ja ravi venib pikemaks ja nii edasi. Aga siis, kui mul juba tulid need nagu hästi-hästi pisikesed ripsmekarvakesed, siis ma kirjutasin oma vanale ripsmetehnikule, et tead, et ainus asi mind praegu, mis mind rõõmustaks, oleks ripsmed, et kas me saame nagu panna. Ja siis ta vastas, et jah, et igal juhul saame, et mis siis, et juukseid polnud, on ju. Aga see oli nagu selline asi, mis mul nagu natukenegi seda enesekindlust tõstis ja siis õnneks see nagu tegi asja paremaks, sest juuste kasvatamine võtab aega. Ja. Kuidas sul Annabel, mis oli kõige raskem moment? Jaa, ikka oli vahepeal raske, aga selles suhtes, et ma nagu ma ei tea, kas mul oli mingisugune nagu kaitsemehhanism või midagi, aga ma lihtsalt kuidagi surusin täiega alla kõik need tunded ja emotsioonid, aga kindlasti selles suhtes nagu minu kogemus ei ole teie kogemusega nagu selles osas võrreldavgi, et ma sain oma mingi väikse narkoosi ja väike opp, et nagu ei olnud nagu mingid sellist. Ei ole mingi väike narkoos ja väike opp. Natukene. aga selles suhtes, et eks ta ikkagi on nagu selles suhtes nagu läbielamine ja kõik, et mul on nagu pigem ka see, et nagu
selle hilisema eluga on natuke nagu keeruline olnud ja see nagu üleminek või siis tagasitulek, et jah, sihuke, et ma ei tea, nagu kõnnidki vaata vahepeal ringi ja mõtled sellele, et ma ei tea, et kui mind enam ei ole ja et nagu huvitav, kuidas see nagu viimane, ühesõnaga mõtled siukseid nagu kurbi mõtteid, mitte liiga kurvana, aga siukse melanhoolsena. Ja siis ma ei tea, näed seda ilu ja seda, kuidas aeg peatub ja kõike ja siis järgmine hetk sa pead hommikul kella 9 kontorisse minema ja kella 5 seal Exceli tabeleid tegema, et kuidagi nagu see tagasitulek sellest, kui sa oled tegelikult nagu kuidagi mingisuguse nagu, olen hästi filosoofiliseks nüüd, aga mingisuguse nagu elu paratamatuse ja nagu lõplikkusega nagu silmitsi seisnud konkreetselt ja siis sa nagu pead sellest nagu üle olema, sest et nagu elurütm lihtsalt sunnib sind tegelikult nagu tagasi sinna, et ma ei tea, ma pean ikkagi nagu raha teenima, et võtta siis kodulaen endale ja kodu osta ja siis ma pean nüüd mingi auto ostma, ma pean kõigepealt juhiload ära tegema, aga mingi auto, mingi pere loomine, kõik asjad on ju, et sa ei saa jääda sinna kinni kuidagi, et sa pead edasi minema, aga nagu täpselt nagu Andre ütles, et nüüd sina ka, et ma täiesti nõustun. Et sa lihtsalt pead minema, et vahepeal inimesed küsisid, issand, et kuidas sa hakkama saad või et issand on ju, et kas mul on varianti. Ja. Et kui mul on need ravid ja asjad määratud, on ju, et ma lihtsalt teen need läbi, et mul ei ole varianti, ma pean lihtsalt selle läbi tegema. Muidugi oleks ju selles mõttes tore, kui valiku nagu variant antakse, et kas tahad või ei taha, aga sorry. Ma ei valinud, et ma tahan kiilakas olla 18 aastaselt, on ju. Et sorry, et aga kui elada tahad, siis peab ka nagu sellest läbi tulema, et see on okei, et mingi aeg seal nagu need mõtted tekivad ja sa oled seal, aga et sellega peab ka ikkagi enda nagu najalt tööd tegema, sealt üle tulla, vaata, et nii nagu meil tulevikus tulevad kogu need pereplaneerimised ja emaks saamised ja kõik need naiste. See on eraldi teema täitsa. Ja kõik sellised keerulised ja võib-olla kohati ka ebamugavad teemad nagu meie ühiskonnas, et need tegelikult ju tulevad kõik meil nagu ette. Et me kõik peame tegelema sellega. Ja, aga kas oli midagi ka, milleks keegi teid ette ei valmistanud? Või millest te arvasite algul ühte, tegelikult oli teistmoodi? Kõik oli selles suhtes nagu kõik oli nagu uus, on ju, aga mul tuleb kohe ette, et nagu keemia on ju, ma teadsin, et keemia võrdub, et ei ole juukseid, aga kogu see enesetunne pärast seda või näiteks need mingid söögiisud, et ma ei suutnud absoluutselt nagu mitte midagi süüa, et siiamaani, kui ma käin kliinikumisse ja ma tunnen seda ühepaja toidulõhna, siis ma peaks vetsu poole jooksma, sest mul läheb süda nii pahaks, et kuidagi mingid sellised väiksed asjad on nagu nii nagu mõjutanud seda. Et mul tuleb alati selle keemiaga meelde. No minule öeldi, see toidujutt on tegelikult väga õige selles mõttes, nagu tegelikult ju Ailen ka meile paar päeva tagasi rääkis kogemusringis, et ei taha enam haiglatoitu näha, et see nagu ja tema oli nagu väga-väga pikalt ka haiglas. Et see on nagu kohutav, et need lõhnad, see maitsetus, ei saa soola, kõik see nagu lööb pea nagu sassi, et mina olin tuntud kui mäkitüruks, et mul ikkagi peikmees käis kogu aeg mäkikotiga, kus oli vrapp sees, käis haiglas, sest ma lihtsalt ei suutnud midagi muud seal süüa, kui ainult see üks vrapp päevas võib olla. Minul ka hullult olenes. Üks päev näiteks märksin üles, mul oli nii halb, isegi kui said neid iibeldusvastaseid ravimeid ja asju, on ju, keemia jooksis, siis ma mõtlesin, ma suudan täna ainult beebiporgandeid süüa või siis mul oli ka päev, kus ma suutsin ainult mingit lihapirukat süüa, et ma lihtsalt nagu ühe poolega ma mõtlen, et issand, et ma peaks just oma keha võimalikult palju toetama, ma peaks hästi sööma, on ju, mitmekülgselt, aga ma lihtsalt ei suutnud ja siis oligi lõpuks juba see, et peaasi, et ma midagigi söön. Et see oli nagu selline nagu raske selles mõttes. Et niigi neid ravimeid erinevaid on nagu väga palju lisaks keemiale, mis kindlasti mõjutavad ka seda söögiisu, et lihtsalt need lõhnad ja kõik on nagu nii palju intensiivsemad, et see oli selline asi, mida ma ei arvanud nagu kunagi, et see nagu niimoodi mõjutab, see on huvitav. Mul ei olnud väga mingeid siukseid asju. Isu oli mul kogu aeg enne ja pealappi. Aga jah, ma räägin, see on täiesti teistsugune, et ma kuidagi eeldasin ka, et ma hakkan mingit keemiat ja asju saama, aga õnneks nagu sai sel hetkel nagu ilma, et... Ja meie Andrega saime ainult keemiat. Jah, me kirjutust ei saanud selles mõttes. Ja, see, mis Emiil ütles. Seda me saime, mis Emiil ütles.
aga võib-olla tegelikult nagu ka teistmoodi nagu see, et nagu sa arvad küll, et sa saad, nagu et see hakkab pauguskeemias pihta, aga need kõik eelnevad asjad sinna juurde. Protseduure on tohutu. Ja et see protseduur, see nagu esiteks munarakkude külmutamine, mis asi see on nagu nii tore, ma saan rääkida nagu sellest tüdrukutega, kellel kõigil on nagu tehtud, et see on nagu nii naljakas. Ma just käisin ka ja see oli nii tore. See oli nii tore. Annabel saatis meile video ka. Aga et siuke, et sul on nagu inimesed, ma ei tea ühtegi inimest tegelikult nagu oma elus, kes nagu, nagu siuksed, kellega ma suhtlen. Et kes oleks teinud selle protsessi läbi, ehk siis see on tõesti nagu mega, et sa saad nagu jagada kogemust kellegagi. Ja tõesti nagu tagantjärgi ka, et kuigi meie Andraga ka ei teadnud üksteist, sel ajal on ju, kui meil diagnoosid või oli just saanud, mina sain muidugi natuke hiljem, 2022. aastal. Nii et selles mõttes on nagu veider mõelda, et nagu me saame rääkida tagantjärgi nagu võrrelda, et mingeid asju, et mingeid protseduure ja mingeid oppe ja igasuguseid asju, et see on nagu selles mõttes tore. Et ma arvan, et see on oluline, et saab kellegagi nagu rääkida, et okei, et lähedastega muidugi räägid ka ja nii, aga ma tunnen, et see nagu, et kui keegi teine on seda päriselt läbi elanud, siis see on nagu teistmoodi. See on jah. Kogemuse vastu ei vaheta midagi. Nagu et selles mõttes, et jah, lähedasega on oluline rääkida, aga ta ei saa lõpuni tegelikult ju aru, millest või millega ta kaasa räägib selles mõttes, et nagu, et omasugustega nii-öelda on ju lihtsam ja toredam rääkida selles mõttes, et me ju 3 kuud tagasi ei teadnudki teineteist ja vaadake, millised me nüüd oleme. Jaa, just täpselt, et see on nagu nii veider ka, et nagu mul on hea meel, et me täna siin nagu kolmeks oleme, et kui me vabal ajal ka nagu niikuinii oleme rääkinud nagu mingitest asjadest ja nii edasi, et siis et see on nagu hästi tore. Et ma arvan, et see annab kõigile sellele palju juurde ka, et me nagu omavahel läbi saame, et on tore ja haha, nagu me ütleme. Aga kuidas tulge kõik sekka. Aga kuidas teie suhted teistega pärast seda kogemust muutunud on? Annabel natuke rääkis ka, aga mõtlen meil omavahel ja et oleme hiljem tuttavaks saanud ja nii edasi, aga kohe pärast seda kogemust. Tead, mõni lähedane inimene, selles suhtes on siuke aeg, kus sa nagu tahes-tahtmata oled nagu ise emotsionaalselt hästi nagu üles köetud ja ärritud võib-olla kiiremini ja kõik on teistmoodi. Haavatav. Ja et mõned ma ei näinud see kätt selle arvutidega. Ja et mõned inimesed nagu kuidagi ei oska selle nagu toeks olla sellel hetkel ja nagu need inimesed ei jää ka. Aga ma arvan, et seal on taga ka see, et kas nad tahavad sulle toeks olla või kas nad oskavad selles suhtes ka, et see on ikkagi nagu keeruline protsess. Tegelikult kõrvalt on täiega, mul lihtsalt hüppan teemade vahel, aga tegelikult kõrvalt on ka nii raske nagu just lähedasi näha seda, kuidas nagu nemad muutuvad selle kõige nagu keskel. Et endal on siuke, et aga ta lähedane peab nagu elama edasi selle teadmisega, on ju, kui midagi juhtub, et jah. Aga jah, mingite väga südamesõpradega ikkagi pugesid veel sügavamale südamesse ja üks vana väga hea sõber nagu tegelikult, kellega me ei olnud suhenud hästi pikalt, et siis et see kogemus nagu kuidagi lähendas jälle nagu hästi meid, et see oli nagu hästi tore ja hästi tänulik, et on. Ja ma näiteks, mul läks vererõhk hästi madalaks peale esimest oppi, siis ta nii ka tuli sinna haiglasse ööbima, et mind konkreetselt vetsu jalatada öösiti nagu. Et see oli jah nagu lihtsalt tore ja et aga vaata, see ongi tegelikult ju üks elu osa, et inimesed lähevad, inimesed tulevad. Et ma ei taha nagu seda vähidiagnoosi süüdistada, vaata, et nad ära lähevad. Aga selles mõttes, et kui sul on valikus, et kas sa jääd või lähed, siis see tegelikult annab sulle natuke nagu talle annab eelise, et seda olukorda justkui ära kasutada. Mis ma ei tea, kas on õige või vale muidugi, aga samas ühiskonnas ega palju me tegelikult räägime nagu oskame rääkida justkui sellest teemast ja tegelikult on õigete sõnadega, kas me oskame rääkida või kas on olemas üldse õigeid sõnu. Et kas piisab ka sellest, kui külmalt lihtsalt peale minna, me ei tegelikult ei tea, sest inimesed on nii erinevad ja kõik vajavad erinevat, ma ei tea, sõnastussuunda, mõttelõnga, mis iganes. Aga ma arvan, et kui ma siit nagu võtan selle mõttelõngu üle, et siis mina ise tunnetan tegelikult tänaseni seda, et ma valin inimesi, keda ma päriselt usaldan. Väga. et kui ma siin ennem salvestust olin veits toksid
toksik, et siis see tegelikult pigem tähendab seda, et ma usaldan nagu inimesi ja ma nagu olen Teeme välja ja meil ongi lõbus. lõbus, et ma olen nagu su oma siseringi nagu üle võtnud selles mõttes, et ma väga nagu pelgan uute inimestega tutvumist, nendega rääkimist, et ma pigem ei tee seda, mis on muidugi nagu üli huvitav, sest mu enda töö on nagu inimestega rääkimine ja suhtlemine. Aga noh, kui palju sa seal iseennast näitad? Väga huvitav. Võib-olla vaata see oleneb natuke inimese enda olemusest ka, et mina nagu otseselt ei pelga nagu selles mõttes praegu ka, aga võib-olla lihtsalt need inimesed, kes siis olemas olid, need on kuidagi nagu veel lähedasemad, kuidagi rohkem hinges selles mõttes, et ma nõustun, et võib-olla valivam, kellega ja kui palju suhelda ja kas suhelda, et selles mõttes ma olen väga kergekäeliselt lõikan inimesi välja ka elust, sellepärast et see on mu enda vaba valik, on ju, et üldse on nagu imelik, et miks me peaks suhtlema inimestega, kellega ma tegelikult ei tahaks. Et võib-olla peale haigusse tuli nagu eriti esile, ma vähemalt ise tunnen. Ja kuna mul oma lähedastest on nii tugev seljatagune, et seda ma olen alati tundnud, siis mul on kõik olemas õnneks. Ja lõpuks me valime ju, see on meie enda elu, ehk see on loogiline, et me valime ise, keda me tahame siia ümber ja keda me ei soovi. Et ma arvan, et see on ülioluline oskus, et sellest aru saada ja nagu selle järgi ka käituda. Jah. Aga samas nagu on ka mega nagu toredaid hetki ja kus ongi näiteks haiguse ajal või peale diagnoosi inimesed, ma ei tea, kas või tuttavad, kellega polnud nagu pikalt rääkinud või kes kirjutasid, tundsid huvi ja siiamaani tunnevad huvi, et selles mõttes nagu on mega tore. Aga samas ma arvan, et suhted üldiselt erinevate inimestega on nagu väga erinevad, et peresuhted, ma ei tea, elukaaslasega, sõpradega, et see on nagu väga erinev. Et õnneks oma pere ja vanematega ka ma olen väga lähedane ja ma arvan, et see haigus ja kõik sellega seonduv tegi meid nagu veel lähedasemaks, mis on iseenesest väga tore. Jah, kui te olite aktiivselt haigusperioodis, sellel hetkel ei olnud nagu onkoloogikat ega mingit siukest kogukonda ka, aga kas te nagu tunnete, et see oleks nagu aidanud teid kuidagi? Jaa. Minul on siin natuke teistsugune vastus, sest et tundes iseennast, siis ma ei oleks nagu sellega tegemist tol hetkel teinud. Et ma arvan, et see on ka põhjus, miks me täna ju, kui me üritame neid noori üles otsida ja leida, et nad meiega nagu liituks ja osaleks kaasa, siis ma arvan, et see ongi see põhjus, et sa oled oma elus seal kohas, kus sa pigem tahad nagu iseseisvalt hakkama saada, et ikkagi nagu see normaalsus säiliks, et sa tahad ise oma elu peremees olla, mitte et sa vajad sinna kõrvale kedagi teist. Et tolles hetkes ma arvatavasti seda nii-öelda toetust või kogemust ei oleks kasutanud. Et muidugi see võimalus on alati hea, kui see olemas on, selles mõttes, et see on ülivajalik, aga pigem ma oleks ikkagi oma lähedaste peale nagu rohkem, või nagu ma ka tegin, toetanud. Ja samas hästi huvitav, sest minul oli nagu nii palju küsimusi, et mida ma oleks tahtnud küsida kelleltki teiselt patsiendilt, eriti kui mul ei olnud nagu sellist lähedast inimest, kes oleks selle tee läbi teinud. Et ma arvan, et mina oleks kasutanud, ma arvan, ma niimoodi ei oleks kaasa löönud nagu praegu, on ju, et aktiivselt nagu midagi korraldanud ja nii edasi, aga just see küsimuste pool ja võib-olla seal nagu grupis ka, kui inimesed aktiivselt jagavad enda asju ja küsimusi, et siis ma arvan, et mina oleks kasutanud. Kuidas sinuga, Anna, veel? Minul just vedas selle suvega, kui Ville ja Kristel alustasid siis sellega, et ja Tarmo ka tegelikult ju. Et mul oli küll see, et ma tundsin nagu et mu diagnoos või et kuna me oleme mingi keemiaid ja asju läbi teinud, on ju, et nagu, et ma olin nagu mingi hall alal, et ma justkui nagu ei olnud liiga haige, et nagu tunda ennast nagu ära mingisugustes nagu, ma ei tea, filmides või raamatutes on ju, kus sul on nagu ongi juuksed välja kukkunud, on ju väga raskes seisus inimene, on ju. Ja samas nagu ma ei tundnud ennast piisavalt tervelt, et nagu kõike seda nagu, ma ei tea, maha raputada otseselt, et mingisugune nagu osa minust soovis täiega nagu siukest nagu samastumistunnet. Ja ma tunnen küll, et nagu see kogukond või lihtsalt see nagu olemasolu või et nagu saadki grupis lugeda midagi või et see nagu aitas täiega. Ja nagu see arutamine inimestega ja jutustamine ka nagu kuidagi
valideerib su tundeid, mida sa oled ise nagu võib-olla ei ole julgenud endale tunnistada sellel moel, et jah. Mul on väga õnnelik, et olete, et onkoloogika on. Nii armas. Kas lähme siit toetusega edasi või? Võtame sõbrad ja suhted ja need veel või? Võtame sõbrad ja suhted. Okei. Kas sa tahad ise rääkida sellest? Jaa, ma olen tegelikult hästi palju, ma räägin suhetest. Suhtenõu andla. Et sina ütlesid, et sa kohtusid Peikaga paar kuud enne diagnoosi, on ju? Jah. Ja sina olid ka koos selle ja mina olin juba pikemalt koos olnud. Ja kuidas te nagu tunnete, et kuidas nagu see nagu olemasolu või kuidas, kui palju te julgesite enda nagu kaaslasele sellel hetkel nagu toetuda? Vaata, see on ülikeeruline küsimus, sest et nagu ma justkui peaksin rääkima oma kaaslase eest, aga ma ju tegelikult päris lõpuni ei saa kunagi kindel olla selles, mida ta tunneb või kuidas ta tundis ennast. Et jah, me oleme rääkinud, aga lõpuks need on tema tunded ja tema mõtted, et ma ei ole kunagi pannud seda nagu survet peale, et ta peab minuga kõike jagama. Et vastupidi, et see on okei, et ka sul on raske, et sa tahad oma ette aega, et see on täiesti okei. Aga meie puhul võib-olla oligi see, et kuna ta ju kõrvalt nägi seda, et näiteks ma öösel ei maganud, vaid ma kratsisin, ehk muidugi see mõjutab ju teda, kui me ühes voodis magame. Või et mul on mingid suured paistes lümfid üleval, et loomulikult ta teab, et on olemas doktor Google. Et võib-olla meie puhul ongi see, et me tegelikult ju see arstil käik oli pigem see selgus, et kas meil on nagu mõlemal õiged mõtted peas, mis minuga toimub või me oleme totaalseks puusse pannud, kuidas siis iganes. Et mingilt sellist survestamist, et sa nüüd pead minu kõrvale jääma, olles 2 kuud tuttavad või 3 kuud tuttavad, et kindlasti ei olnud, aga ma arvan, et ma olen ülitänulik talle, et ta jäi ja me ikkagi nagu vahepeal imetlen ja mõtlen, et kuidas see nagu võimalik on selles mõttes. et nagu nii värskes kuidagi nagu suhte etapis, et ise ka ta on ju tegelikult oli siis... Sa tahad kalkulaatorit? Oota, ma olen 22 praegust, ma olen 23 praegust, siis ta on 25, eks ta on must 20-aastane noor mees, kes võib-olla, ma ei tea, otsib elust põnevust ja ma ei tea, kas sellist rasket suhet alguses kohe nii-öelda. See on ikka tohutu proovikivi. Tohutu proovikivi, aga samas, kui sa oled selle teekonna koos läbi, siis ta ikka saad aru, et tuled läbi tule ja vee. Et see nagu täiega liidab ka. Ja ma arvan, et... Raskused ühendavad. Just. Ja meie puhul on ka see, et kuna ta on ikkagi kaitseväels töötab, siis ikkagi oli ju päris palju selliseid hetki, kus ta pidi olema kas koolis ära või kuskil, ma ei tea, õppusel, maastikul, kus iganes. Et muidugi neid olukordi oli ka, kus ta küsis nagu ära, et minu juures olla, et see on üliarmas ja ma olen väga tänulik. Aga kindlasti ma ei pannud talle kunagi pinget peale, et lõpeta nüüd oma elu elamine, et see oli meil, ma ütlen enda meelest, ma olen selle välja talle kindlasti öelnud, et kuule, et see on okei, et palun ela oma elu edasi nii, nagu see oli ja küll me siit üle saame. Ja õnneks selles osas on Andrega nagu päris sarnane lugu, et mina olin ka oma kaaslasega koos olnud juba enne pikemalt kuskil aasta, seni kuni siis selle diagnoosi sain. Ja ma olen nagu iseloomult ka selline, et ma teen ise, ma saan ise, on ju kõik nagu sellised asjad. Kange Eesti naine. Jah, et ma kindlasti see ei tulnud nagu jutukski, et nii, et sa pead nüüd mul kuskil kätt hoidma või et sa pead muga haiglas kaasas käima või see kõik tuli nagu täiesti loomulikult, et pigem ma elukaaslane ise tahtis mul olemas olla ja oli ka ja et samad sõnad, et ma olen selle üle nagu lõpmata tänulik. Et kuigi ikka oli neid hetki, kus ma mõtlesin, et näiteks ma olin haiglas, ma olin just mingit ravi saanud, siis ma mõtlesin, et issa, ma ei taha, et keegi haiglasse tuleb. Aga tema jällegi oli, et ei, et ma tulen kas või korraks, mis iganes on ju. Et see oli nagu hästi armas, et selles mõttes ma nõustun, et see teeb suhet palju-palju tugevamaks. Ja ma arvan, et siis selle käigus saad ka palju lähedasemaks. Või siis vastupidi, et kui ei oleks läinud nii, nagu läks, siis see tegelikult ju kinnitab seda, et siis võib-olla oleksid pidanud meie teed varem lahku minema lihtsalt. Ja see on ka väga nagu okei nagu endale tunnistada,
et me kunagi ju ei tea, mis meie elus nagu veel teele sattuda võib, et aga kui me oleme see on selline paras proovikivi ka, et see näitab ära ikkagi inimese nagu, et mis ta kavatsused on või tema olemuse on ju, sest see on kahtlemata mõlemale väga-väga raske koht, kus olla, et nii lähedasena ka, et ma ei kujuta isegi ette, on ju, Meandraga kumbki ei kujuta ette, et mis tunne see nagu tegelikult võib olla. Aga õnneks meil on väga-väga vedanud oma kaaslastega, kes olid ja jäid, et selles osas on meil väga-väga positiivne kogemus. Jah, mul on hästi hea meel seda kuulda. Teil on mõlemal hästi toredad peikad ka. aga miks ma seda küsisin, on tegelikult nagu üldse, ma arvan, et see on võib-olla siuke noorte nagu teema rohkem, mis muidugi nagu selles suhtes võib teisi ka mõjutada, aga et kui sa saad diagnoosi nagu, ma ei tea, 50-aastaselt, 55-aastaselt, 45-aastaselt, siis üldjuhul sa oled nagu, on ka neid, kes ei ole, aga et üldjuhul sa oled ikkagi nagu koos kellegagi olnud nagu pikemat aega, sul on võib-olla lapsed koos, sul on võib-olla kodu koos, on ju, et siis see on kuidagi nagu loomulikum, et see inimene on sul olemas, sest et justkui on see nagu elupartner, aga noortel nagu on hoopis erinev see, et et sul ongi kohtud võib-olla on teil armastusega potentsiaalselt on ju ja siis saad diagnoosi ja siis et sul on see nagu ebakindlus ka veel lisaks on ju. Et jah. No vaat siin võib-olla tuleb mängu ka see oskus rääkida ja oskus kommunikeerida nagu teise osapoolega oma tundeid ja mõtteid. Et ma arvan, et selles teekonnal on see ülioluline, kuidas sa seda teed, sest et ühel päeval sa tunned ühte viisi, teisel päeval sa tunned jälle kolmandat viisi, et sa kunagi ei ole samasugune, nagu sa olid eelmisel päeval. Olles nagu diagnoosi saanud, et sul on iga päev ikkagi uued mured ja mõtted peas. Ja tegelikult see diagnoos muudab meid täiskasvalikumaks võib-olla varem, kui me seda soovinud võib-olla oleksime. Et selles mõttes ikkagi ma pigem tänan, et ma olen ikkagi rohkem jalaga maa peal, kui et ma oleksin selle läbi roosade prillide nagu elukulgeja. Et see ikkagi on andnud mulle mingisugused väljavaated ja põhimõtted, millet ma enam, ma ei tea, kas oskaks edasi elada või selles mõttes, et rääkimine on ikkagi nagu ülioluline. Ma pigem ütleks seda, et jah. Ja ma arvan sõpradega samamoodi, tasub rääkida ja üldse ka, et meilt on ka küsitud, et kuidas toetada inimest nagu, kui sinu lähedane on patsient, siis mina olen alati öelnud, et aga küsi sellelt inimeselt päriselt otse. Et mida tema tunneb, et tal on vaja, mida ta soovib, et sa ei küsiks näiteks, sest mõni inimene ei tahagi, et haigusest räägitakse, et räägime kõigest muust, millest muidu, et ärme puuduta seda haigust või samas mõni inimene tahab väga sellist kaastunnet. Et ma arvan ka, et selline omavahel suhtlemine on nagu kõige alus. See võib-olla tundub nagu mõttetu lausena, aga tegelikult nagu nii on, et inimesed on nagu nii erinevad, et isegi kui on ju diagnoos sama ja kõik on ju, et tegelikult see on nagu nii erinev, et kõik need lood on nagu väga-väga erinevad. Et selles mõttes sõpradega mina tunnen, et nagu ma olen ju ikka mina, et nagu okei, et tuli see haigus ja kõik nagu mingid need jutud on ju, aga selles mõttes, et mu, ma ei tea, iseloom või mingid omadused, need on ju ikka samad. Et jah, aga mul on üks hästi tore selline positiivne asi ka, et kui minu enda lähedased ja sõbrannad on hästi-hästi toetavad, alati mul olemas olnud, ma kuskil ütlesin ka, et kõik, kes ma arvasin, et jäävad, jäid ja nüüd, kes ma arvasin, et ei jäänud. Et siis sain natuke teha nagu sellise puhastuse. Aga üks tore lugu on sellega, et ma sain diagnoosi, siis mul oli üks klassiõde, kellega me muidu võib-olla niimoodi suhtlen, koolis ikka, aga vabal ajal mitte, kes kirjutas mulle, kui ma diagnoosi sain. Ja ta kirjutas mulle nagu iga mõne aja tagant uurides, kuidas mul läheb, kuidas ma ennast tunnen. Siiamaani, kui me kuskil kas või teiega midagi teeme või mis iganes, siis ta kirjutab mulle ja ta kirjutab alati nagu nii südamest ja ta tunneb huvi. Ja sellised inimesed lihtsalt on nagu nii südamesse läinud, et see puhtalt see tema näide ka, et nagu nii armsaid inimesi on ja kuidagi, et mis siis, et me ei olnud mingid südamesõbrannad, on ju, aga tema nagu see olemasolek juba oli nagu nii armas, et selle üle ma olen nagu väga tänulik. Tore. See on tõesti tore kuulda. Mul läheb hääl ära. Väike joogipaus. No kas inimesed eeldavad ka peale ravi lõppu, et nüüd on kõik korras? Kuidas teiega on?
ma arvan, et see mõte nagu ju ühiskonnas üleüldiselt on nagu nii olemas, et et noh, sa oled ju ravi läbi teinud, sa oled vaikselt on juuksedki tagasi kasvamas, et mis sul siis häda on, vaata. Aga tegelikult ju keegi ei näe nagu sinu nii-öelda näomaski taha, et mis tunded sul päriselt peas käivad, kuidas sa ennast tunned, sest tervisärevus on ju jääb veel pikaks ajaks pärast seda. Keegi ei tea, kuidas sa päriselt nagu toime tuled või kuidas sa nagu asjad, noh, mis on sul need mehhanismid, kuidas sa toime tuled, kas sul on vaja nagu psühholoogi juures käia, kas sul on, ma ei tea, mingid rahusteed vaja, kõik need sellised nüansid ju inimesed ei tea. Ja minu meelest kaasnevad haigused ka, et mina olen nagu nendega ja pean siiamaani tegelema, aga et inimesed küsivad, et noh, et sul sai ravi läbi, et sul on kõik korras. Ja siis ma nagu mõtlengi, et okei, et ma ei tea, ma võtan ikka igapäevaselt ravimeid ja nagu mis iganes on ju, et see arvamus, et nüüd on kõik ju hästi ja nüüd sa oled terve, on tegelikult see, mis nagu mind hullult häirib, kui keegi ütleb. Ja, pluss järelkontrollid ju, et nagu, et see... Ja sellega seoses ärevus on ju. Iga kord, kui sa sinna valgukse taha istud, maha ootad oma numbrit, siis sa juba tunned, kuidas nagu need ihukarvad tõusevad püsti, sest et tegelikult sa näed neid inimesi seal, sa näed nende olekut, et enam... Minu meelest meenub nagu see enda olek ka, siis kui sa olid ravi ajal, on ju. Et nagu selles mõttes see kõik tekitabki seda ärevust ja selles mõttes see ju ei kao ära, et sa jäädki nagu selles mõttes peaaegu elu lõpuni ikkagi nagu kontrollima ennast. Et noh, mingil ajal on see sagedasem, aga hiljem sa ikkagi ju aastas korra käid kas või perearsti juures kontrollis, et veendud, et kõik on hästi. Ja noh, meie puhul ka on ju tuleviku planeerimine, kui tahad pere hakata planeerima, et siis mis siis saab, et kas sa saad loomulikul teel rasestuda, kas sa pead kasutama oma neid armsaid munarakukesi, mis on külma pandud. Kus need munarakud on üldse? Kuidas ma neid kasutada saan, et kõik sellised küsimused nagu tõusevad esile, millele vastust ju tegelikult otseselt pole ju saanud keegi. Et ma ju ei tea, kuidas ma ei kasutada saan, ma ei tea, kuhu ma minema pean. Samas minul kui arst nagu suunas munarakkude külmutamisesse, siis ta ütles mulle kohe ära, et et me teeme selle protseduuri, aga temal ei ole ühtegi patsienti, kes oleks pidanud neid kasutama. Et see on ka nagu väga selline, et lõpuks ei tea, on ju. Huvitav. Kas te muidu pidite tegema ühe vooru või mitu? Mis asja? Ühe selle... Ühe võtmise nagu või? Siis, minul oli küll üks kord. Kui ma õigesti mäletan, siis mul oli ikkagi mitu, sest et mul vist... ma muidugi pead ei anna, sest et nagu mul ikka, siis minul on ikkagi nagu asjad mälus püsivad kehvasti. Unustan ja nagu kõik on nagu siuke hägune sellest perioodist. Aga minu meelest mul oli ikkagi 2 korda. Okei. No minul selles mõttes läks nagu kõik hästi. Võin siin teilegi jagada, mul nagu läks väga hästi, aga noh, selles mõttes, et see süstimise protsess, see oli nagu ikka jube ja vastik. Et see nagu opp ise ka ei ole nagu mingi ülitore, aga selles mõttes on nagu üleelatav, et kui on vaja, siis on vaja ja ei ole midagi. Aga kas te elate täna teistmoodi ka kui enne või mingid asjad on muutunud, kuidas te tunnete? Ma arvan, et sorry. Ei, räägi. Hakkisin sisse, mul tuli mõttepaus. Alguses võib-olla pärast nagu nii-öelda terveks tunnistamist, et ma olin selles mõttes ikkagi hoolikam ja võib-olla jälgisid, mida sõid ja vaatasid, kas ikkagi on vaja alkoholi tarvitada või et kas ikka on vaja peole minna ja nii edasi. Aga mida aasta edasi või nagu mida kuu edasi, seda rohkem ma hakkasin nagu ka mõistma seda, et come on, et ma olen ikkagi noor inimene, et kas see on ikka õige, et ma nagu täiesti nagu elu elamata jätan või nagu, et ma tahan ka nagu ikkagi noor olla, et rääkida oma lastelastele midagi toredat ka. Et siis ma nagu mõistsin, et kuule, et see ei hakka elama ka. Ja mulle ütles kunagi üks arst, et ära unusta ära, et sa oled noor inimene. Ja see oli nagu nii armas lause ja ma tunnen, mul oli seda tol hetkel nii väga vaja. Sest kui ma enne olin olnud hästi selline aktiivne, ma käisin kogu aeg igal pool, siis nagu mingil ajal ma nagu ei tahtnud mitte kuskil käia ja kuidagi oli see, et okei, ma ei peaks, ma tahan kell 10 magada, ma pean sööma, ma pean nagu puhkama, et siis see lause oli nagu üli vajalik, et sellest oli nagu palju kasu, et ei tohi ära unustada ja tõesti, et noored inimesed. Me Andrega käisime just seal Brüsselis Youth Cancer Europe'i kogunemisel ka, et siis seal ka tuli tegelikult väga tugevalt teemaks, et üle Euroopa noored tunnevad seda, et nad peavad ikka nooreks jääma, nii et
ja võib-olla see on ka põhjus, miks tegelikult ju me noortena peaksime rohkem häält tegema. Ma saan aru, et kogu see elustiili harjumused, et see on väga suur problemaatika, et miks meil vähk hetkel tekib ja on nii suur teema. Aga samas teiselt poolt, no ma tahan nagu selles mõttes, ma ei oska seda õigetesse sõnadesse panna, et miks on okei nagu, aga teiselt poolt see on nagu lihtsalt see moodus, kuidas sa saad võib-olla suhestuda teiste inimestega, et sa ei pea ju olema nagu maatasa joonud ennast või midagi, aga lihtsalt see üks kokteili kuskil seal õhtusöögil või et lihtsalt sõbrannadega juttu rääkida, et see on, ma arvan, okei. Et see lihtsalt näitab seda, et ma olen ka normaalne uuesti. Jah, justkui. Jah, nõustun. Et absoluutselt, tõesti nõus. Aga jah, et seal ikkagi olid ju meil alles aktiivravi ka lõpetanud inimesed, et see nüüd ikkagi väga tore oli nagu näha seda elu ja avatust, et kuulge, et tõmbame normaalseks, et see ei saa ka päris nii nagu, ma ei tea, mööda joont käia nüüd, et päriselt hakkabki elama ühesõnaga, tuli sealt see välja. Sest et kogu aeg öeldakse seda, et ma ei tea, et sa õpidki ju läbi vigade ja mida kõike veel on ju, et et justkui nagu, et kui sa oled siukse nagu asja läbi teinud, et sa ei, ma ei tea, ei peaks või ei tohiks nagu teha neid vigu enam, sellepärast, et sinuga on juhtunud midagi nagu hästi halba. Aga et kuidagi jah, nagu teadlikult ja kuidagi ikkagi ju sa tahad teha igast asjad läbi. Jaa. Räägin mina, kes ma saan varsti 30. Varsti 30. Aga ma identifitseerin ennast ikka vaese tudengina elu lõpuni, ma arvan, nii et ma olen igavesti noor. Väga õige, no olemegi. No tegelikult ma olen 26 kuni. Aga mis on mingi asi, mida te enam iseenesest mõistetavana ei võta? On mingeid asju? Minul on ikkagi lähedased. Jah. Et need inimesed, kes päriselt olemas on ja tõesti ma tunnen, et mul on tugev seljatagune, nagu ma enne ütlesin. Ja muidugi juuksed. Ma ei saa üle sellest. Väga ilusad juuksed. On küll, jah. Ma võib-olla toon selle nagu toidu osa ikkagi sisse. Et nagu nüüd, kui ma saan päriselt, sa sööd seda, mida sa päriselt tahad, mitte seda nagu, et sul ei pane piir ette nagu mingisugune haigus või nagu keema järelmõjud, et sa saad päriselt süüa. Nii, et sul ei teki okserefleksi, see on päris hea tunne. Kindlasti on midagi veel nagu, aga mul lihtsalt mälu ei aita mind hetkel. Jah, mina võib-olla toon sellise asja nagu pere loomine. Sest et ma olen terve nooruse käisin ringi sellega, et mina ei saa mitte kunagi, ma ei kavatse mitte kunagi lapsi saada ja ma natukene muretsen, et äkki ma manifesteerisin endale selle nagu tervisehäda külge. Sest et sõnadel on tegelikult nagu mingisugune vägi ja ma ikka jaurasin seda aastaid, et nagu mitte ühtegi last. Aga et siis, kui said selle diagnoosi kirja ja kogu see jama toimus, et siis nagu tekkis küll see, et okei, et seda on hästi lihtne öelda, kui sa tead, et sul on see võimalus tegelikult olemas, aga kui see võimalus sul nagu vaikselt niimoodi nagu ära võetakse, et siis see nagu ei ole enam nii iseenesest mõistetav ja tegelikult nagu saad aru, et sa ikkagi nagu tahad seda, et see ei ole nagu lihtsalt nagu ei ole iseenesest mõistetav. Jah. Ma kohe ei hakka lapsi saama, aga lihtsalt, et nagu see mõte või see tunne, et nagu, et sult on nagu suur võimalus ära võetud lihtsalt, et see diagnoos nagu, ma ütlen ühelt poolt, diagnoos võtab hästi palju. Teiselt poolt ta muidugi jubedalt palju annab ka vastu. Minu meelest ka, et see lausa, et igas halvas on midagi head, ma ei tea, ma korrutaks seda kogu aeg, sest päriselt ka, et isegi kui tol hetkel tundus, et tõesti elu on läbi, kõik on jõudne, siis tagant järele olen ikkagi näinud, et kõik on põhjusega. Ja tõesti sa leiad igas nagu halvas midagi positiivset üles, kui sa tahad leida. Jah. Ja siis onkonoored. Räägime meist ka, meie tegemistest natukene. Just rääkisime. Aga mis me räägime meist? Nii. Mis me räägime meist? No, mis hetkel te mõtlesite, et ma ikka mõtlen, et tahaks kellelegi toeks olla või et ma ei taha, et keegi teine seda üksi läbi teeks? Minul sai see võib-olla alguse oma bakalaureuse ülikooli aasta viimasel aastal, kui ma oma lõputöö teemaks võtsin siis noored ja vähk ja kogu selle psühhosotsiaalse heaolu. Ja see oli ka esimene kord võib-olla, kus ma avalikult jagasin oma lugu ja seda kirja pandus, ehk see on ka praegus kätte saadud.
ja siis ma jäin nagu mõtlema selle peale, et appi kui kurb, et meil Eestis tegelikult ei ole ju nii-öelda meie vanusele rühmale, nooremale satsile suunatud ühtegi kogukonda või ühtegi nagu, ma ei tea, gruppi või kogemusringi või lihtsalt ma isegi ei tea, kus ma nagu peaks teid üles leidma, et ma ju ei oska ise puu alt otsida, aga noh, vaadates välismaale, siis sa näed, et seal on ikkagi suured kogukonnad, suured organisatsioonid, et siis tekkis küll see mõte, et aga oot, miks siis meil nii halvasti nagu asjad on. Et selles mõttes oligi nagu õudselt tore näha seda Pille ja Kristeli loodud lapsukest, et ikkagi sain aru, et okei, keegi ikkagi tunneb nagu muret ka meie pärast, et või on andnud vähemalt selle suuna kätte, et me saaks ise nagu aktiivselt kaasa lüüa ja päriselt rääkida, miks on rääkida olulistest asjadest nii-öelda, mitte võib-olla nendest asjadest, mida arvatakse, et meie jaoks oluline on ka, vaid ka päriselt. Nõus. Mina ise tegelikult kõige alguses kohe peale diagnoosi liitusin Eesti Leukeemia ja Lümfoomihaigete Liiduga ja sealt mul nagu sai see mingi harjumus selles mõttes, et nemad tegid ka mingisuguseid konverentse ja mingeid kokkusaamisi, et selles mõttes see oli nagu väga tore ja siis, kui ma avastasin, et onkoloogika on ka loodud, siis lihtsalt kuidagi kujunes nii, et hakkasin sellest nende üritustest ka osa võtma. Ja sealt nagu see kõik pihta hakkas, et täiesti nagu mitte nagu teadlikult isegi, vaid lihtsalt kujunes nii. Mul oli ka kuidagi, tahtsin lihtsalt vist missioonitundest nagu kaasa teha ja siis Kristel ja Pille on nii nagu inspireerivad nagu juhtfiguurid ka seal selles suhtes, et neil on nii nagu äge visioon ja siis kuidagi tahad osa saada sellest ja siis ma ei tea, siis saime teiega tuttavaks ja siis kuidagi hakkas lihtsalt nagu asi Läks lõbusaks. Läks lõbusaks, jah. Ja Andre ütles, et ta sai inspiratsiooni bakalaureuse 3. aastast. Ma hakkasin kristlaseks. aga jah, et nagu hästi tore on ja nagu lihtsalt näha seda, kui nagu eluterved inimesed või eluterved noored on ja lihtsalt siuke ikkagi nagu luua midagi, mis on nagu võib-olla väärtuslik kellelegi mingil hetkel. Isegi kui see on mingi üks inimene, siis ülitore. Ja. Et ei pea keegi üksi olema. Aga mida onkonoored teevad? Onkonoored teevad mälumänge. Kogemusringe. Osalevad erinevates projektides. Ja, ma arvan, et see võtab hästi kokku selle onkonoorte teema hetkel. Jah. Ja tegelikult meil on hästi suured plaanid ka, aga Plaane on nii palju, et ei jõua ära teha. Aga ei oska kuskilt pihta hakata. Meil on vaja noori, kellel neid plaane teha. Kui meie vanaks lõpuks saame, et siis on vaja uut generatsiooni peale. Meil on vaja kellelegi üle anda, siis kui me oleme onko vanad. Ja. Et jah. Just. Ja hetkel korraldame loomepausi, mis on suunatud noortele. Ja erinevaid projekte on veel õhus. Ja. Pluss suvel siis onkofest. Ei tasu ära unustada. Seal me kindlasti oleme ka olemas. Olemas ja korraldame toredaid kogukonna üritusi seal ja nii-öelda õhtuprogrammi. Äkki mõni üllatus ka varuks. Äkki on, jah. Äkki on. Üllatuskülaline või midagi. Ma ei tohi vist üksid asju praegu välja. Ei tea. Tegelikult ma ei tea, et see on nii palju, miks ma ütlen seda isegi. Lubad suurel maa kokku, aga tegelikult ei tule midagi. Beach grindita vaja inimesed ära saada. Me läksime poliitiliseks. Lubame suuri asju kokku, aga tegelikult ei saa midagi. Aga jah, beach grindilt nagu peab rahvast meelitama. Ma ütlen, et me sinna beach grindile bussidega vaata. Eks seal on omajagu käidud ka, ma arvan, ma ei tea, kas tasub. Onkonoorte buss hakkab beach grindi vahet käima. Appi. Ei, võimalusi on erinevaid. Ühesõnaga meie väga ootame. Ja tegelikult võib-olla kui mõni noor sattus kuulama ka, kes nagu tahaks või mõni ükskõik tegelikult, kes tahaks sellel nagu teemal mingisugust nagu kindla fookusega, ma ei tea, vestlusringi või mida iganes, et siis onkonoored ootavad mõtteid ka või igast ettepanekuid. Või siis ka vabatahtlikuid ju tegelikult juurde, et sa ei pea olema ju selle diagnoosi saanud, vaid sa võid olla ka lähedane, sa võid olla, ma ei tea, lihtsalt teemast huvitav, kes tunneb, et noh, ta saaks abiks olla, saaks midagi ära teha, sest meil on ju alati nagu lisakäsi, abijõudu ja mõttekaaslasi vaja,
sest me ju 4 loomulikult ei suuda kõike ära katta ja uute inimestega kohtuda on ju alati tore. Väga. Ja võib-olla siia lõppu ka, et mis on üks asi, mida tahate, et kuulaja pärast seda saadet mõtleks või endaga kaasa võtaks? On midagi sellist? Mul on nagu see, et hoidke oma tervist ja hoidke oma lähedasi. Et ma arvan, need on 2 kõige olulisemat asja üldse elus. Ja leidke neid asju ka, mis teid päriselt rõõmsaks teevad ja ärge huvituge nii palju sellest, mida teised inimesed nagu arvavad. Et tegelikult see on ükskõik. No ütleks ka see, et iseendaks jäämine ja enda eest seismine ja enda arvamuse julge väljendamine, et see on kõige olulisem, et see, mida keegi teine arvab, see lõpuks ju ei mängi rolli, et kas me muudame ennast kellegi teise väljaütlemise pärast, noh, ma ei usu, et pigem oleme need, kes me oleme uhked selle üle. Et just. Ja mina ütlen, et mina nõustun. Mina nõustun. Sekundeerin. Aga võib-olla ühalt siis seda ka, et jah, hoia lähedasi ja seda hetke, kus sa oled, pea seda kalliks, aga teisalt sõnadel on jõud. Ole enda vastu hea. Ära ütle endale kurjasti. Sest ma ikkagi kardan, et ma ise sõnu siin ära enda selle, nii et ärge teie sõnuga. Okay. Head mõtted siia lõppu siis. Annabel, kas sa tahad lõpuga teha? Elas kord üks podcast, see podcast sai läbi. Elusat elu! Tšau, tšau!